räägime edasi teemal nartsissist, sotsiopaat või psühhopaat ja teeme selgeks, et tegelikult seal ei ole kindlat piirjoont selliste isiksuste häirete puhul nagu võimalik tõmmata. Küsimus on pigem, kui haige on haige. Ja üks, mis neid iseloomustab, on see, et tahtlik ohutuse eiramine või teadlikult ohtlike olukordade tekitamine. Üks põhjus on nagu see sellest, et nendel on ka südamerütm tavaliselt madalam. Ja nüüd selleks, et saada nagu seda intensiivsust ehk siis seda excitementi kätte, siis neil on vaja nagu tugevamaid impulsse. Ehk siis talle meeldivad näiteks õudusfilmid või näiteks vägivaldsed filmid. Talle meeldib nautiguga vaadata näiteks, kui on mingi liiklusõnnetus olnud, ta mitte ei abista, vaid ta läheb seda vaatama, mis seal toimub. Ja võt sellised ekstreemsed olukorrad, mis meile inimestena tunduvad nagu juba ohtlikuna, on nende jaoks nauditavad just seetõttu, et nende aju funktsioneerib teisiti. Ja samaaegselt, kui arvatakse, et nad on väga julged, siis te sügavalt eksite. Nad ei ole väga julged, sest nad vastupidiselt üritavad kogu aeg kontrollida. Nad on nagu kontrollimanjakid. Ütleme nii, et kui teil on selline boss, siis Excel on tema parim tööriist, kus ta pidevalt kõiki asju hoiab joone all. Ja ta pidevalt üritab kontrollida kõike, mida kõik teevad. Ta ei usalda mitte kedagi, ta suhtub täiesti paranoiliselt, arvab, et kõik tahavad teda kogu aeg kahjustada igatepidi, nii-öelda troonilt tõugata. Aga tegelikult see ei ole niimoodi, kui tema usub seda. Ja nüüd seesama, kas siis tahtlik olukordade tekitamine, kui ta seda tahab tekitada, kuidas ta tekitab, siis ta naudib seda, et ta saab tekitada teistes hirmu. Võt sellepärast see on huvitav, et kui ta üksinda näiteks autoga niimoodi ei kihuta, siis ta kihutab seda kindlasti, kui tal on kaassõitjad, sest et ta naudib seda hirmu. Hirmu on väidetavalt üks emotsioonidest, mida nad suudavad teiste juures tuvastada. Vastupidiselt teistele emotsioonidele, kui näiteks kurbus. Või siis ütleme ka rõõm ajab neid muusast tavaliselt täiesti närvi, sest et nad ei talu seda, kui keegi on õnnelik ja rõõmus. Võt see on ka üks selline joon. Näiteks isegi laste puhul, kellel on taolised isiksuse häirele omased jooned, te võite näha, et kui näiteks väljas on ilus ilm, kõik mängivad, päike paistab, tore kevad on tulnud, siis nendel on alati midagi puudu. Ja samas, kui on niisugused olukorrad, mis on ebameeldivad, siis nad seda nagu naudivad. Muusas, kui keegi on hädas, siis nad hea meelega nii-öelda tulevad appi, kuigi nad kunagi ei aita. Aga see on nagu protsess, mis neile meeldib.